Ma olen siin kokku puutunud ühe põneva juhtumiga, kus ettevõte on peaaegu automatiseerinud kogu oma klienditeeninduse ja asendanud kogu klienditeeninduse valdkonda tehisintellektiga. Mis tulemusena nüüd kliendid ei ole rahul, sest nad vahepeal ei saa keeruliste küsimustele lahendusi ja ei saa nagu liigi õigetele inimestele ja tehisintellekt ei lase ka neid sinna. Siin tuleb mäletada seda, et nagu ka tavatöötajate puhul, me ei saa kõike keskenduda ühe töötaja kätte. Me ei saa anda kõik ülesanded kogu vastutus alla ühele töötajatele otsustada. Mingis mõttes tehisintellekt ongi nagu töötaja. Me palgame tehisintellekti agendi mingite kindlate ülesannete täitmiseks, aga me peame mäletama, et samal ajal kui tehisintellektil ja tehisintellekti agendil on teatud tugevused, tal on olemas ka nõrkused. Ja seetõttu ei tohi mõelda automatiseerimisele nii, et nüüd me koondame kõik enda töötajad ära. Ja tehisintellekt teeb kõige automatiseeritud kujul ilusasti ja kiiresti, vaid ta võib asendada inimesed teatud asjadest, ta võib teatud kohtades olla kiirem ja targem, samas protsess peab olema üles ehitatud nii, et tehisintellekt teeb koostööd inimestega ja sisuliselt klienditeenindus näiteks on läbi mõeldud, inimestel on võimalus sekkuda ja ikkagi prioriteet on kõrge tasemega klienditeenindus. Mitte see, et me saame tehisintellektiga kõik enda kulud ära optimeerida. Me võime neid ära optimeerida, aga kurb on siis, kui see viib selleni, et meil pole enam ka kliente.